Tere! Selles videos tahaks ma rääkida karikatest, mis siis olid laual sellel viimasel õhtusööma ajal, kus Jeshua ja jüngrid ühiselt koos olid, enne kui Jeshua kinni võeti ja ristipuule naelutati. Eelmises videos rääkisin ma Jeshua viimasest õhtusöömaajast, mis oli siis enne paasapüha. See oli seeder, mis oli kui selline ühine õhtusöömaaeg enne suurt püha. Seal laual olid veinikarikad. Nüüd võiks põnev küsimus tekkida ja arutelu võiks tekkida ka selle üle, et kas Jeshua jõi ikkagi veini või pigem jõi ta mahla. Ka mina olen selle üle pikalt mõelnud ja uurinud seda, aga juudi traditsioonis, eriti paasapühal, ei joodud veini kunagi puhtalt. Tavaliselt segati üks osa veini 3 osa veega. Ja tulemuseks oli selline jook, mille alkoholisisaldus oli väga madal. Aga piisav selleks, et vesi oleks puhas pisikutest. Kuid mitte selline, mis tekitaks joovet. Nüüd paasapüha seedri 4 karikat ei ole lihtsalt 4 klaasi veini, vaid need on selline sümboolne rännak orjusest täieliku vabaduseni. Need 4 karikat põhinevad Jumala 4 lubadusel Moosesele, mis tähistavad Iisraeli vabanemise järjestikuseid etappe. Seepärast ütle iisraellastele, mina olen Jehova ja ma vabastan teid egiptlaste ikke alt ja päästan teid nende orjusest. Ma nõuan teid tagasi välja sirutatud käsivarre ja suure kohtumõistmisega. Ma võtan teid omale rahvaks ja olen teie Jumal. Ja teie mõistate, et mina olen Jehova, teie Jumal, kes vabastab teid egiptlaste ikke alt. Esimene karikas. Pühitsemise või siis eraldamise karikas. See on karikas, millega algab söömaaeg. See tähistab tõotust, kus Jumal tõotas, et ma viin teid välja Egiptuse teoorjusest. See tähistab eraldatust maailmast ja pühendumist Jumalale. See on alguspunkt, see on puhastumine. Heebrea mõtteviisi kohaselt, et see eraldab püha aja argipäevast. Nüüd teine karikas, vabastamise karikas. Selle karika juures jutlustatakse Egiptusest pääsemise lugu ja meenutatakse 10 nuhtlust. See tähistab tõotust, ma päästan teid nende orjatööst. See on meenutus, et vabadus on Jumala kingitus, mitte inimlik saavutus. See on vabanemine välisest survest ja vaenlasest. Nüüd 3. karikas on lunastuse karikas. See on karikas, mida juuakse pärast söömaaega. See karikas vastab tõotusele, ma lunastan teid välja sirutatud käsivarrega. See oli kõige olulisem karikas, sellepärast et see tähistas verd, millega määriti Egiptuses olles uksepiidad, et surm läheks mööda. See on ka see koht, kus Luuka 22 lõige 20 ütleb, sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusööki. Just seda karikat tõstes ütles Jeshua, see karikas on uus leping minu veres. Nüüd Heebrea mõtteviisi kohaselt oli see välja öeldud lause, selline raputav lause ka jüngritele. Jeshua kuulutas, et lunastus ei tule enam lihtsalt Egiptusest väljumisest, vaid Jeshua ütles otse, mina olen see tall. Minu veri on see, mis teid nüüd tegelikult lunastab. Nüüd 4. karikas on ülistuse või siis lõpule viimise karikas. Ja see tõotus on, ma võtan teid endale rahvaks ja olen teile Jumalaks. See on täielik ühinemise ja kuningriigi saabumise sümbol. See märgib protsessi lõpule viimist, mitte ainult orjusest väljumist, vaid uude koju jõudmist ja täielikku osadust Jumalaga. Üks hästi oluline detail on see, et Jeshua ei joonud seda karikat lõpuni. Ta ütles, ma ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni päevani, mil ma joon uut koos teiega oma isa riigis. Mattiuse evangeeliumist saame lugeda, et pärast psalmide laulmist läksid nad välja Õlimäele, kus siis Jeshua hiljem ka kinni võeti.
kuna Juudas teda reetis. Jeshua jättis õhtusöögil selle karika lõpuni joomata, et viia see lõpuni risti peal olles läbi oma kannatuse. Üks huvitav fakt on ka see, et laual oli ka 5. karikas, mis oli Eeliale jäetud karikas. Seda karikat keegi ei joonud. See oli mõeldud prohvet Eeliale, kes kuulutab Messia tulekut. Kuna Johannes, kes oli niinimetatud kastja Johannes, tema tuli Eelia vaimus ja ta kuulutas Jeshua Messia olevat, siis põhimõtteliselt Eelia karikas oli oma sõnumi juba täitnud. Mida kõik see meile täna ütleb? See 4. karikas jäi lauas joomata. See tähendab, et meie elame praegu 3. ja 4. karika vahel. Me oleme lunastatud, mis on siis 3. karikas. Kuid me ootame täielikku Jumala riigi pärimist ja lõplikku koju jõudmist ehk lõpule viimist, mis on 4. karikas. Enamus usklikel on kantslitest valetatud ja jäetud selline teadmine, et Jeshua ohvri surmaga vana leping tühistati ning naelutati see ristile. Väidetavalt Jeshua tegi mingisuguse uue lepingu, mis on vanast lepingust parem leping. Jeshua ei tühistanud vana lepingut, vaid see, mis toimus risti puhul, oli lepingu täide viimine. Karikad sümboliseerivad teekonda orjusest täieliku ühenduseni Jumalaga. Lõppes ära maine tseremoniaalne templiteenistus ja ohvriloomade ohverdamine pattude eest, kuna Jeshua ise oli täiuslik ohver. Heebrea keeles tähistab karikas sageli ka inimese saatust. Näiteks Getsemani aias Jeshua palve isale. Las see karikas läheb minust mööda. Jeshua ei pidanud silmas mingisugust veinikarikat, vaid ta teadis ette oma saatust. Sellepärast ta palus oma isa, et kui võimalik, las see hirmus selline piinamine ja ristisurm läheb minust mööda. Võttes 3. karika, mis on lunastuse karika, võttis ta enda peale lepingu hinna. Ristile või siis postile minnes ta selle hinnaga maksis. Nüüd Heebrea pulmatraditioonis pakkus peigmees pruudile karikat veiniga. Kui naine võttis selle karika vastu ja jõi sellest, oli leping sõlmitud. Jeshua pakkus seda karikat ka oma jüngritele. See oli kutse siseneda sügavamasse võimalikku liitu Jumalaga. Algkoguduse aegadel ei olnud kihlumine lihtsalt kokkulepe, vaid juriidiliselt siduv leping, mis muutis paari meheks ja naiseks, kuigi nad veel koos ei elanud. Oluline on ka teada seda, et peigmees pidi pruudi eest välja käima korraliku lunaraha või siis summa. Vahemärkusena ma ütleks, et mina oleks 2 käega täna selle poolt, kui see asi toimuks ka meie ühiskonnas, kus naistel kui pruudil tulevasel on väärtus ja mehed hindaks seda väärtust. Kahjuks täna enamus naisi ei väärtusta enda keha, vaid nad hüppavad suhtesse ja hüppavad voodisse igasuguste suvaliste meestega, kes neid ära kasutavad ja hiljem siis minema viskavad koos lastega. Kui sina mehena oled ikka maksnud pruudi eest isale hinna või lunaraha, sellepärast et ta annab ju ära oma pere väärtuslikuma juveeli, siis peaksid sa mehena võtma vastutuse pruudi ja teie ühiste laste eest. Sinu kohustus on seda naist hoida ning kaitsta kui väärtuslikku juveeli, mis sinu kätte usaldati. Täna enamus mehi, kes on ostnud omale kalli auto, kas otse sularahast või liisinguga, poleerivad ja pesevad ja puhastavad ja hooldavad oma sõiduautot. Sõiduauto on neile kallim kui kodus olev naine, sellepärast et nad on selle sõiduki ju ostnud kalli raha eest. Kui sellele autole peaks mingisugune kriim või mõlk peale tulema, siis ollakse valmis see kriimutegija maha lööma ja samuti seaduse ees panna vastutama oma teo eest. Minu soovitus, mehed, hoolitsege naiste eest samamoodi, nagu te hoolitsete oma kalli tarbeeseme auto eest. Ma lähen nüüd edasi. Kui me täna võtame ühises söögilauas õdede ja vendadega niinimetatud armulaua karika, siis Heebrea mõistes me ei tee lihtsalt mingisugust religioosset käeharjutust. Me joome lunastuse karikat,
kinnitades sellega, et me kuulume tema lepingusse. Ja me jääme ootama 4. karikat, ehk me jääme ootama aega, mil kõik saab täiuslikuks ja kõik asjad on paika loksunud. Kui Jeshua hüüdis ristil, see on lõpetatud, ei tähendanud see lihtsalt seda, et nüüd on kõik, ma nüüd suren ära. See oli otsene seos paasapüha rituaali lõpule viimisega, mis jäi ülemises toas pooleli. Jeshua jättis ülemises toas, nagu mainisin, 4. karika ehk ülistuse ja lõpule viimise karika joomat. Ta ütles, et ei joo seda enne kui Jumala riigis. See tähendas seda, et paasapüha rituaal jäi avatuks. Ristil olles ütles Jeshua, mul on janu. Sõdurid pistsid siis äädika veiniga immutatud käsna Iisopi varre otsa ja ulatasid selle talle. Iisop oli siis taim, millega määriti esimesel paasapühal Egiptuses talle verd uksepiitadele. See ei olnud juhuslik detail, vaid märk sellest, et toimumas on viimane ohverdus. Johannes märgib eraldi veel ära, et Jeesus ütles seda, et kiri läheks täide. Niipea kui Jeshua oli seda veini maitsnud, hüüdis ta, see on lõpetatud. Heebrea mõttelaadis tähendas see paasapüha rituaali lõppu. Traditsiooniline seeder lõpeb sõnadega, see on heaks kiidetud või lõpule viidud. Jeshua jõi niinimelt selle 4. karika lõpuni. Karika, millest ta oli rääkinud. See, mis algas õhtusöögi laua taga, leiva murdmisega, viidi lõpule ristil ohvri toomisega. Heebrea mõttelaadis on patt märgist möödalaskmine. Ja see märgist möödalaskmine on tekitanud võla ehk lepingu rikkumise. Jeshua hüüe tähendas seda, et lepingu tasu on nüüd makstud. Suhe on taastatud, õiglus on jalule seatud ja inimkonna patuvõlg Jumala ees sai selle hetkega ära nullitud. Samal hetkel kärises templi eesriie pooleks. Heebrea mõttes oli see märk sellest, et leping on nüüd jälle avatud. Toimus mitte uue lepingu tegemine, vaid lepingu uuendamine. Kui varem oli püha paik eraldatud ehk kätte saamatu, siis nüüd on tee isani vaba. See ei olnud mingisugune uue religiooni algus, vaid vabanemise tipphetk. Täpselt nii, nagu 4 karikat sümboliseerisid teekonda orjusest vabadusse. Oluline on ka tähele panna seda, et Iisrael kui kogudus oli lepingu järgne Jumala pruut. See oli niinimetatud abielusuhe. Jumala sõna ütleb väga selgelt seda, et abielu ei tohi lahutada muidu kui hooruse pärast. Ja uuesti abielluda tohib vaid siis, kui üks abielu pool sureb või toimub taas ära leppimine. Kui ma vaatan seda Jeshua risti surma, siis toimus leppimine ja suremine. See võimaldas Iisraeli kogudusel uuesti astuda pruudi rolli. Jeshua ei surnud kui kaotaja, vaid ta oli kui ülempreester, kes viis läbi rituaali viimse kui detailini. See on lõpetatud, tähendas Heebrea kuulajale, et paasapüha on täide viidud. Tõeline tall on ohverdatud, võlg on kustutatud, ehk siis pärgamendilt on tint maha pühitud ja on täiesti puhas leht. Nüüd on tee Jumala juurde täna kättesaadav igale inimesele. See ongi see lepingu uuendamine või õigemini siis lepingu verega kinnitamine, millest armulaual ehk ühisel sööma ajal räägitakse. See ei ole vana lepingu tühistamine, vaid sellele vanale lepingule sisu ja elu andmine. Mis on piibli pühade sisu ja mõte? See on see, et igal aastal niinimetatud läbi mängida ja meenutada kõike seda, mida Jumal inimkonna heaks on teinud. Ühel päeval tuleb peigmees tagasi ja viib oma koguduse niinimetatud pulmasööma ajale. Selleks, et aga pulmasööma ajale saada, peaks kogudus olema sõnakuulelik Jumalale ja tema seatud juhistele ning määrustele, mis sisaldavad muide ka seatud pühi ja pühi kokkutulekuid, kaasa arvatud hingamispäeva. Me peame ennast puhastama, sellepärast et Jeshua tuleb tagasi plekita pruudi järele. Sinust ei saa juuti, kui sa võtad vaevaks osaleda piibellikel pühadel. Tee seda selliselt, et sa ei tunneks mingisugust koormat, vaid keskendu sellele, mida Jeshua tegi sinu heaks.
loe enda usuorganisatsioonis seda, kuidas Mooses tõi Jumala rahva Egiptusest välja. Muide, meie Egiptus alles tuleb ja rasked niinimetatud orjaajad on meil veel ees. Selle asemel, et järgida paganlike juurtega muna- ja jänkutraditsioone, keskendub psalmidele 113 kuni 118 lugemisele ja meenuta vabanemist patuorjusest Jeshua vere läbi. Ja minu soovitus, katsuge see karikate asi ka läbi. Mina sain enda jaoks läbi iseseisva uurimise väga palju selgemaks, kui täpselt on Jumal läbi Vana Testamendi prohvetite ja Vana Testamendi lugude paika pannud Jeshua kui ohvri talle lunastuse inimkonna hüvanguks. Olge väga õnnistatud ja kui teil on palvesoove või elumuresid, mida te ise kanda ei jõua, siis siin all on kontakt, kuhu sa saad kirjutada või helistada. Tea, et igal olukorral on olemas lahendus. Sa ei ole mitte kunagi üksi ja raputage ennast välja sellest paganlikust Rooma impeeriumi loodud suure reede traditsioonist ja ühendage ennast uuesti Kristuse jõuga. See on minu siiras soovitus teile. Nii et olge veel kord väga õnnistatud ja võib-olla kohtume järgmises videos.